inimene on olla uhke ja hea, inimene poob, laseb ja käseb, järjekordne koer osutus üleliigseks ja ta visati siin samas Pelgulinnas aknast välja. Tallinna Sädala tänavale majja number 7 sõitnud politseinikud leidsid trepikoja eest jõuetult lebava koera. Tunnistajate sõnul visati kutsa alla 5. korruselt. Pärast kõrget kukkumist koer veel elas, kuid saadud vigastused olid liiga rängad ja mõne aja möödudes ta hingamine lakkas. Naabrite sõnul peeti Ädala 7 37. korteris järjekordselt pidu, kui korraga kostus tume matsatus ja sellele järgnes hale koera kiunumine. 37. korteri napsimeestega olevat pidevalt majarahval tüli, aga koera korteri aknast välja viskamine ületas juba igasugused piirid. Kuule, see oli nii ootamatu, et me saime aru, et mingid huvitavad inimesed siin tõesti elavad ja mees ütles, et kuule, nendel oli ju koer, kui ma praegu nägin, et täitsa hirmusasin minu meelest, sest mul on ka 2 koera ja mul on täitsa see jube, jah. Täitsa hirmus vaadatagi sinna poole. Isikute tuvastamiseks ja asjaolude selgitamiseks toimetati jaoskonda 2 joobes meest. 3. veidi rahulikumal vennikesel lubati korterisse jääda. Mis siis ikkagi juhtus, et vaeselt loomalt ta elu natuke nii julmalt võeti? Да что там не пили? Собаку он выкинул, ему не понравилась эта собака, и выкинул ее. Вот. Просто так? Да. Ага, see on сам выкинул или друг? Друг. Как этого друга звать? Андрюха. Андрюха, да. А почему Андрюха тогда эту собаку выкинул? Не знаю, что-то она ему не понравилась. Selgus, et koer kuulus hoopis korteriperemehe õe tütrele. Paraku polnud ka lihasel õel oma lapse kutsast sooja ega külma. Теперь что дочка скажет, не знаете? Мне все равно, что не скажет. Потому что ей тоже собака была не нужна. А от чего люди отдают собак? Потому что они им не нужны. Все. Politsei alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma kohtlemist avalikus kohas. Hinge heitnud koer toimetati surma asjaolude selgitamiseks veterinaari juurde. Süüdimõistmisel võib julmurit oodata kuni aastane vanglakaristus. Eestis on loomi kahjuks varemgi aknast alla loobitud. Õnneks seda eriti tihti küll ei juhtu. Mäletatavasti viimane juhtum toimus eelmisel aastal, kui pärnulanna Jelena Hagi oma mehele kuulunud kääbuspuudli rõdult alla viskas. Kohus mõistis naisele tingimisi 6-kuulise vangistuse 2-aastase katseajaga. Lisaks ei tohi naine ka 4 aastat loomi pidada. Millise karistuse aga kohus Pelgulinna lakkekrantsidele määrab? Eks seda näitab juba lähitulevik.